Triin Pae. Triin räägib, kes ta on selline ja miks ta siia Soome tuli. Ja Triin on see ka, kes käis 5 korda minu juures hingamisseansil ja siis me räägime tema kogemusest. Mis on muutunud, mis ei ole muutunud, kas üldse on midagi muutunud. Ja siis vaatame, mis me veel räägime. Tere Triin. Tere Heidi. Mina olen siis Triin ja Soome tulin ma aastal 2011, 2010 lõpus ja töö tõttu, ehk siis Eestist Soome. Ja siis ma töötasin lennujaamas üle 10 aasta ja siis jäin lapsehoolduspuhkusele. Nii et sina ei tulnud oma mehele järgi nagu tavaliselt? Ma pidin just seda sama küsima, et ei tulnudki mehe pärast. Siiamaani kõik on öelnud, et tulid mehele järgi. Tänaseks minu eksabikaasa, siis tema tuli minule järgi, sest et mina kolisin tööga siia. Et ma pakkisin oma elu Eestis kokku 2 nädalaga, siis terve elu, et siia ära tulla, nagu üle tulla. Et sul oli siis nii hea pakkumine siin? Ei, kui ma olin samas firmas olin, mis ma Eestis olin. Ma töötasin valuutavahetuses ja kuna Soome poole peal sellel ajal oli siis vahetus, ehk siis lennujaamas oli eelnevalt teine firma ja Change Group ostis selle firma ära, et siis oli siia vaja nagu. No, okei, et selline lähetus oli sul siis? No jah, võib ka nii öelda, et oli lähetus. Tulid sa kohe selle mõttega, et ma jäängi nüüd siia Soome või et olen lihtsalt mingi ajutise aja ära ja siis lähen tagasi Eesti? Ei, sellega oli hästi huvitav, sellepärast, et meil oli jõulupidu ja siis ma ütlesin, et ma mõtlesin. No siin see mõte on. Et siis tänaseks kohe sügisel saab 16 aastat, et siin see mõte on. Päris pikk mõttepaus. Et mul ei olnud nagu seda, et ma tulen ja vaatan ja et lähen tagasi või et ei. Et kuna mul oli töökoht ja aasta pärast, isegi vähem kui aasta pärast ma ostsin juba korteri endale, et ma rajasin oma elu tegelikult siia. Mul ei olnud seda, et tulen, olen natuke ja lähen ära. Täna meeldib? Linnas ei meeldi, et kui päris aus olen. Et selles mõttes, et ma nädalavahetused olen kõik ära maal. Lohjale palju ta ikka on Helsingist 60 kilomeetrit. Et seal mulle meeldib looduse keskel. Et aga see on ka ilmselt tänu sellele, et mul on lapsed. Et kui ma üksik oleks või rändaks ringi tõenäoliselt. Et praegu sa enam ei ole ju lennujaamas tööl, eks sa õppisid midagi muud? Ma läksin kooli, ma tegin siis Soome mõistes, tegin selle mergonomi tutkindud ja siis nagu talusallindualal. Ja tänaseks ma töötan tillitoimistus, et ma arvutan siis, hoolitsen selle eest, et teil oleks iga kuu õigel ajal raha arve peal, et teil oleks mille eest elada. Väga hea, meeldib sulle seda? Jaa, sest numbrid mulle meeldivad. Sulle meeldivad numbrite naine. Okei. Mis sind tõi siia, kui ma selle kuulutuse üles panin, et kes tahab kogeda hingamist, siis et miks sina tahtsid tulla? Mina tahtsin sellepärast üleüldse tulla, sest minul oli see seotud pigem sellega, et kuna mul on ema surnud, siis mulle kerkisid ülesse mälestused, valusad hetked, kõik seda, et ehk siis mina ei tegelenud oma leinaajaga siis, kui ma oleks pidanud seda tegema. Ja sellepärast ma tahtsin proovida hingamist, kuna ma ei olnud seda ju kunagi teinud. Et ja ma olen käinud psühholoogi juures, et ka huvitav on vestelda, eks ju. Siin Soomes oled käinud? Ja Soomes olen käinud, jah. Et aga minu jaoks oli siis see, et ma tahan kogeda midagi uut. Peab tõdema 40, üle 40. Et siis see on selline vanus, enesearengu aastad hakkavas, et sa tegeled rohkem iseendaga ja otsid uusi lahendusi nendele asjadele. Aga räägi, kuidas sulle oli see? Aga sa oled rohkem, vist sa oled 1 korra rohkem käinud, eks kui 5 korda? Ma käisin enne seda, käisin sinu juures kas äkki 2 korda? Ei. Ma ei mäleta, see oli... No see oli... Ühesõnaga ma tunnen... Mingi aasta, poolteist tagasi vist, eks?
meil ei ole aastat isegi täis. Ei ole või? No lihtsalt aeg läheb nii kiiresti. Aeg lähebki, aga võib-olla on, ma ei tea. No ei ole okay. Need on need päevad, kus on see minu aeg. Kui ma tulen ja vestlen sinuga, eks ju, ja siis kõikide, see on minu aeg. Aga ei, ma ei tea, mul oli nagu... Mis sa oled märganud, et on midagi, mingisugune muutus sinus on toimunud või? Muutus on tegelikult palju olnud. Et selles mõttes, et no see hingam, ta väsitab, eks ju, ja siis peale seda olidki, et noh, mul alateadvusest tulid üles mingid mõtteid, et noh, alateadvusest, et tee seda või et ma olen nagu hästi rahulikult läinud või kuidagi siuke on teistmoodi. Ütleme, et see, et enne kui ma käisin hingamas. Et kuidagi närvisüsteem on rahunenud rohkem või? Ja ma ei saaks öelda, et ma päris puhhuist olen, aga noh. Ei, ma ei mõtlegi seda, ega see tähenda seda, et sa puhhuist oled peale seda, vaid lihtsalt, et sul ei ole nagu seda sellist nagu pidevat sellist tärinat. Pigem seda triggerit ei ole, et mis võib-olla ärritaks võib-olla nii kiiresti, et ma suudan nagu enne seda natukene mõelda ja oma peas nagu ära arutleda seda enne, kui ma siis reageerin sellele. No, seda räägivad paljud, vaata sina ka mäletad sa. Nagu, esimene asi, mis sa rääkisid, oli see, et sa kuidagi ei reageeri enam mingitele asjadele. Et väga paljudel on see, et hakkad ühel hetkel ja võib-olla sa ei saagi alguses sellest aru. Aga mingid teatud olukordades sa hakkad märkama, et issand, et vanasti ma käitusin teistmoodi. Jah, nii mõtled pigem nagu tagasi vaadates. Tagasi vaadates, jah, kuidagi. Et on sul ka nii? Jah, sest pigem nagu laste osas on just eriti. Et noh, minul oli hästi tugevalt, muidugi oli see ema surm ja kõik see, et ma ei olnud sellega tegelenud. Et sest, et noh, mina olin sellel hetkel, kui minu ema suri, ma nagu hobusel klapid peas, ma tegin kõik asju automaatselt. Et noh, ma lülitasin ennast välismaailmast välja ja noh, ma tegin kõike automaatselt, et ma ei tegelenud nagu ise enda ja sellega, et oleks pidanud oma valu ja nende asjadega tegelema. Et aga täna ma võin vabalt rääkida sellest ja mul ei ole nagu midagi, et ja noh, laste peal ma märkan seda just eriti rohkem, noh, kõige rohkem ehk laste pealgi seda, et ma ei ärritu enam nii kiiresti. Et kuidagi natukene rahulikum on ja noh, töös ja kõikides nendes, et ma ei lase nagu ligi endale võib-olla neid asju või noh, ma ei oska seletada niimoodi, et noh. Sa tegid vist tööl ka mingisuguseid muutusi, mäletan, sa rääkisid, et sebisid endale oma ruumis välja. No ma olen teise inimesega, ma vahetasin ruumi, sest mul on nagu siis see, kellega ma olin ühes toas, lihtsalt ma energiliselt ei olnud võimeline enam temaga olema. Et tema energia mõjus mulle halvasti. Et noh, ma olen ennegi seda tõdenud, et kõik peale ema surma veel eriti, et kõik, mis on halb energia, ma lükkan selle ära kohe, et noh, stopp, et see ei ole nagu minu jaoks. Et aga töö juures said ka muudatused tehtud. Praegu on siuke rahulik. Like go with the flow. Numbrite naine on hakanud voolama. Eks ole. Okei. Mis oli siin Soomes kõige rohkem meeldib? Need inimesed, kes mu ümber on. Ja tuleb uusigi? Jaa. Kuigi ma ütlesin kunagi, et ma olen selles vanuses, kus ma enam uusi tutvus ei loo, aga tundub, et loob. No ma olen veel nagu 10 aastat edasi, et ma võin ka öelda, et ikka endiselt loob. Et ikka tuleb neid uusi. Sul vist ka? Jah, absoluutselt. Ma just ka hiljuti just olen hakanud mingis mõttes iseennast jälgima just selle pealt, et millised inimesed mind ümbritsevad. Ja siis see nagu tekib mingis mõttes siuke uhke tunne, et tegelikult on päris äge. Et just noh, nagu sa enne ütlesid, et selle negatiivse eemale, et
olen ka nagu hakanud märkama, et mind nagu rohkem ümbritsevadki täna hoopis siuksed inimesed, kes ei too nagu seda negatiivsust üles. Et kui oluline see päriselt on, millised inimesed su ümber on? Noh ikka ju, üks keegi tuleb kehva tujuga tööle ja siis hakkab see sealt ju tavaliselt veerema, et siis on lõpuks lähed õhtul koju ja siis on kodus pere tuli ka sellest, et keegi seal töö juures, kellel oli oma kaaslasega näiteks mingi konflikt ja siis sa tood lõpuks selle enda koju, et miks. No ja, nii on. Aga sa said siis selle oma mehega nüüd, eks ju, kellega sa koos oled siin tuttavaks, eks? Ja nüüd sa oled ju temaga päris kaua juba suhtes on? Ja jaanuaris saab 10 aastat. No näed, sama kaua kui mina olen oma mehega koos olnud. Kas su mees on ka märganud sinus midagi? Ta üldse teadis, et sa ju käisid siin, eks ju? Jaa, aga ta nagu... Seda võiks tema käest küsida. Võiks küll. Mitte minu käest. Aga ta ei ole seda maininud, et midagi nagu tegi teistsugune oled? Ei. Või on kuidagi paari suhe läinud paremaks või? Ei järrita, mees ei järrita enam nii palju. Ta ei saa mind ärritada, kui teda kodus ei ole. No siis on eriti hea suhe. Aga selles mõttes, et ei, me oleme ikkagi nädalavahetused kõik ja ta käib ikkagi linnas kodus ka, et sellega ei ole nagu. Aga ma ei tea, ma võib-olla ise ei reageeri tema mingitele asjadele lihtsalt niimoodi, et kuidagi ei, ma tema koha pealt ka küll küsigi tema käest seda, kas ta on märganud, et ma olen teistmoodi või midagi. Et täpsustame ka, et mitte see, et sa mehega koos ei ole, vaid su mehel on selline töö, eks ju, et ta lihtsalt ei saa olla kogu aeg kodus sulle. Mis tööd ta teeb? Autoremondi Luksep, aga meil on lihtsalt ettevõte on Lohjal. Ja kuna on pikad päevad, siis ta ei sõida lihtsalt, siis ta sõidabki Lohjala maja peale. No näed, inimesel on nagu siin on elamine, seal on elamine. Ja, Eestis on ka elamine. Ja Eestis on elamine. Mis Eestis on? Mis sa jaksad majandada nende majade elamiste vahel? No, Eestis elab mul vanaema. Tihti sa käid Eestis? Ei käi tihti. Käisin vanasti rohkem, aga nüüd töö tõttu, et ma ei saa käia enam niimoodi, et aga me ikkagi suvel oleme, ikkagi nädal-2 oleme ja jõule me enam ei ole olnud, et nüüd oleme ikkagi siin olnud oma perega nagu. Et aga kui vaja on, siis lähen. Et selles mõttes, et ei ole nagu, et nii kaua, kuni vanaema veel on, nii kaua ma ikkagi käin seal ja nii kaua olen, et midagi, mida sa igatsed üldse seal. Kus kandist sa pärit oled Eestis? Tallinnast. Ja vanaema elab sul kus? Muugal. Muuga on ikkagi natukene Tallinnast väljas. No jaa, aga ma kasvasin üles 9-kortses majas Mustamäel. Et selles mõttes, et ei, ma ei igatse seda. Et sul ei ole nagu sellist tunnet, et tahaks Eesti tagasi saada? Ei. Seal on tore käia, aga ikkagi kodu on sul siin? Kodu on siin, jah. Ilmselt sellepärast, et mul on kõik lähedased on siin ümberringi, et kui mul võib-olla sõpru ei oleks ja ma käikski ainult ja teeks tööd, et siis oleks asi nagu teistmoodi. Aga mul on nagu kõik lapsed ja mees ja kõik on siin, et ma olen oma elu siia nagu üles rajanud, et siis seal ei ole nagu ei oota midagi. Ja mul ka sõber nädalavahetusel just küsis, tagasi ei ole mõelnud tulla. Just. Mis sa vastasid? Eesti küll mitte. No ja sul on ju see Hispaania. Kui siis ikkagi lähen, siis pigem lõunasse. Minul tütar ka, mul tütar nüüd sünnitas poja ja siis ta päris tõsiselt küsis mu käest, et kuule ema, kaua sa jama, millal sa tagasi tuled? Mis sa kavatsedki sinna jääda või? Et aga mis siis saab, kui sa vanaks saad? Kes siis su eest hoolitseb? Vanadekottu siis. Ja mis vanadekottu? Milleks mina siis olen? Et aga ei ole ka plaanis nagu üldiselt minna sinna. Aga tore on käia ikka. Tore on käia, jah. Selles mõttes on ikka tore, aga et seal nagu
peale 2 nädalat puhkust sa ikka tunned seda, et ei, ma ei taha sinna tagasi minna, et see on nagu võib-olla see eripära. Et see on ikka sinu jaoks ka selline nagu ärevam või? Ma olen seal ka, ma ei ole ju Tallinnas, meil on suvekodu on Pärnumaal ja seal on ka ikkagi, lapsed saavad väljas joosta ja ei ole nagu seda, aga koolid, Lihula kool on kõige lähem kool, et sinna on paarkümmend kilomeetrit. Aga siis on see, et ma peaks vedama neid. Vahet ei ole, et ma vean nii või naa. Aga kuidagi ma ei ole ennast sellele lainele nagu, et see, meil on olnud korra see mõte, aga võib-olla sellepärast juba, et meil on ettevõte on nii kaua juba siin olnud. Ja et siis sealt nagu nullist alustada uuesti, et see on ikka päris karm, et poeg on mul tänaseks 8-aastane, et ütleme 6 aastat tagasi äkki me korra rääkisime sellest ja siis olid Pärnu lähedal, mitte Pärnus sees, vaid ütleme enne Pärnut vähe siuke 5-10 kilomeetrit oli trendihinnad 600 pluss käive. Väga hullud hinnad on Eestis. Et siin ma maksan 200 eurot rohkem, et ei taha. Et ja selle jaoks, et vaba raha peaks olema ikkagi päris palju, üle 100 000 ma arvutasin välja, et peaks olema vaba raha, et sinna nagu uuesti ettevõtet üles seada ja kõike seda. No meil on põhimõtteliselt sama asi. Eesti lähed, siis pead kõike nullist hakkama alustama. Ja nagu ei näe pointi sellele ausalt öeldes. Eriti veel praegusel ajal ka, et nagu kõigil on niikuinii väga raske. No kõik on nii ärevad ju. Aga meedia toodab seda ärevust. Nii. Ja ikka täie raha eest toodab. Iseenesest ega sa ei pea seda meedia asja endasse võtma, eks ega seal meedias ka kõike 100% nüüd tõde ei tule. No ei. Ja kui palju seda nagu jälgida, et võib-olla seda natuke vähendada lihtsalt, aga selle jaoks on vist küll hingata ja et vaatad neid uudiseid ja siis hingad sügavalt sisse ja välja. Ja siis mõtled, et jumala eest. Ja siis oled kuidagi see kõrvaltvaataja ja lihtsalt jälgid mängu, et mis siin toimub. Seda laiemat pilti, et päriselt see. Enne te rääkisite selle, lisaks hingamisele oli veel midagi tegite? Jaa, me tegime treeharjutusi tegime, et sa ei olnud ka vist ennem kuulnud sellest, eks ju. Et vaata, kuna ta on see numbrite inimene, tal on hästi siin peas hästi toimib see, siis ma mõtlesin, et tema jaoks võiks olla see tree üks väljund, kuidas lõdvestada ennast rohkem. See on see väristamine? Jah, et need, kes seal väga seal ratsionaliseerivad ja peas elavad, et neil on raske lõdvestuda, et siis see tree on nagu selline hea koht, et räägi sellest kogemusest, kuidas see esimest korda oli sul see tree. Neid harjutusi ma mäletame esimest korda tegime, siis päris lõbus sinuga. Minu jaoks oli see nagu füüsiliselt väsitav. Kuigi on ju lihtsad harjutused. Kuigi on nagu hea. Ja siis aga istu ise seal seina vastalt ja tegu mitte. Ma tänaseks istun see 15 minutit täitsa lõtva. Ma ei ole veel proovinud seda, aga see on nagu, siis ma mõtlesin, et seda, aga see oli minu jaoks oli ta hea. Et selles mõttes, et kui ainult näiteks treed teha, siis ma usun, et see ka nagu aitab, et ta lõdvestab rohkem. Et aga kuna me tegime hingamist sinna otsa veel on, et siis ma olin täiesti nagu, keha oli väsinud lihtsalt, aga mitte midagi sellist, et minul ei kerkinud, nii nagu sa ütlesid, et mul võib midagi üles kerkida mingid neid, et ei. Ma ikka olen müüri ehitanud, vaata, et ega siis üle müüri on raske ronida. Ega ongi, et mõnel inimesel läheb ja avaneb nagu esimese 5 korraga juba, mõnel teisel 10, mõnel läheb 200 korda, et see on iga inimene on nii erinev lihtsalt. Aga muutusi, ma arvan, et sa võid ka nagu väita seda, et muutus tuleb juba peale esimest korda mingisugune sinus ikkagi, sest muidu sa ei oleks tagasi tulnud, ma arvan, eks ju. Et järelikult sa mingisugust muutust endas märkad, võib-olla sa isegi ei oska seda nagu vaata sõnadega seletada, et mis see siis on, aga sa lihtsalt saad aru, et midagi on nagu muutunud. Ma olen rahulikum. Just, ja seda me otsimegi siin elus on. Ma arvan, et vaata see, minul ka on seda kontrolli vajadust nii palju olnud, siis see
need tree-asendid on sellised, et kus sa lihtsalt kaotad kontrolli, sa ei saa midagi teha. Ja siis vastu iseenda kontrolli on ja sa lihtsalt pead lõdvestuma, et seal lihtsalt... No jah, see ei saa jah, just. No seda, kui ma seisin, siis ma keskendusin ainult hingamisele. Sest et kui sa hingamisele ei keskendu, siis sa ei ole võimeline seal seisma ja nendes asendites. Et hästi palju ikkagi mängib rolli nagu hingamine. Et noh, sellega tuleb meelde mul see, et mul kunagi õe eksam ütles, et hinga, nüüd õpetab hingama sind või. Nüüd tundub, et tulebki õppida hingama, eks. Et kui sa lähed nagu last sünnitama, siis on ju samamoodi, et hinga. Et hinga, eks ju. Ära hoia hinge kinni, et hinga. No, aga automaatselt läheb ju hing kinni. Automaatselt jah, sa nagu... tekib hirm ja igast muud sellist. Aga süda läheb pahaks, kui sa hinge kinni hoiad. Et noh, siin ongi, et kui sa keskendud sellele hingamisele, siis sa oled võimeline ka ületama selle aja. Et ma ei mäletagi, palju ma viimane kord istusin vastu seina. 5 minutit. Oli 5 või oli rohkem või? Ei olnud 5 oli. Me tegime ainult 5, eks ju. Me tegid rohkem. Alguses oli minu arust ainult 2-3 minutit sul ja siis pikendasin seda natukene. Et ühe ei pane kohe 15 minutiks. No jaa, see jälle... ratsionaalne mõtlemine, et seal tuleb seda vastupanu, tuleb nii palju sisse, et... Aga need harjutused on minu arust, need on hästi lihtsad, on ju? On küll, jah. Iseenesest on nad väga lihtsad ja nende harjutustega sa nagu märkad, kui pinges sa ennast hoiad, on ju? Eriti see kaela osa. Et me üldse ei märka seda, kui pinges on meie õlad ja kogu aeg ju, see on igapäevaselt me teeme seda, on ju? Ja võt, nende harjutustega tuleb see välja, kui harjumuspärane sul on hoida oma õlgu pinges. Minul on kael hästi, sest mul on istuv töö ju. No seda ka muidugi, jaa. No see on nagu sul õpitud ka. Et see selline kaitsemehhanism kehal, eks ju, et kogu aeg peab kontrollis olema, kogu aeg peab olema valvel, kogu aeg peab jälgima. Et see keha hoiak on selline nagu tugev, eks ju. Aga me ei teinud ka seda hingamist peale seda väga pikalt, eks ju. Ei teinud, jah. Pooletunniseid hingamisi siin otsa, et muidu läheb liiga intensiivseks. Muidu need eraldi seansid, treeseans kokku koos siis rääkimisega on 1,5 tundi ja siis väristamine on seal isegi kuni tund aega. Ja hingamine on siis kuni 1,5 tundi on seans, aga kestab seans kokku isegi kuni 3 tundi. Sest me teeme siia erinevaid asju ette, eks ju, et ei ole nii, et inimene tuleb kohale ja siis nüüd pikali hingame, eks ju. Et me tegime ka erinevaid muid asju siia ette. Nii et soovitad? Soovitan. Et selles mõttes, et hästi palju saad iseendaga tegeleda või iseendaga nagu kontakti või nagu ütleme siis ausalt, et päevamuredest ja kõigest, et kui sa leiad selle aja nagu iseendale ja siis sa tegeled sellega, et siis pärast on palju rahulikum, mõnusam on olla. Mind see aitas. Ma arvan, et minuga võib veel kaasa rääkida inimesi, et ma ei ole ainuke, eks ju, aga iga inimene on individuaalne. Jaa, väga paljud räägivad üsna sarnast juttu, et selles mõttes, et vaata inimesed, kes tulevad isegi nagu uudishimust vahest, et no mis see siis on see hingamine, et kõik, et ma ju hingan. Ja siis tulevad ja üllatuvad. Et nad ei tule nagu selle peale, mis see hingamine päriselt tähendab, mida meie siin teeme, eks, et see on midagi muud kui see, mida sa kodus teed. Ja see ei ole ka see, et ma kodus teen hingamise harjutusi, eks, et see on hoopis midagi muud ikkagi. Inimestel on, ja seda ei saagi kuidagi seletada ka, on ju. Mis ta siis nagu on, mis ta teeb? No mingis mõttes ma arvan, et mis minul nagu üles tuleb, on praegu see, et ikkagi, et sul on see ruumihoidja ka, et see teine asi on see üksi tehes, sealt nagu, sa pead kogu aeg olema mingis mõttes nagu valvel ja kui oled veel siuke kontrollifriik ka, siis kogu aeg olukorda kontrollima ja siis sa tuled nagu kellegi juurde, ruum on hoitud, siis sa saad nagu päriselt lõdvestuda. Ikka jah, see turvaline ruum on oluline. Ma ei tea, kas sa oled kodus proovinud ka teha neid hingamisi üksinda? Ainult siis, mis sa mulle soovitsid enne magama minekut. See kõhtu hingamine. Jah, et selles mõttes, et ma võtan kõik oma mõtted teadmiseks, tõstan nad järgmisele päevale ja siis hingan, et olen nagu õhtut hinganud. Et see ka aitab, et sul rohkem hoinud vähe. Aga praegu ma magan üldse nagu lapsuke.
no see on ju eriti hästi. Praegu on lihtsalt õuetööd ja need kõik asjad, et siis... Väsindavad sind füüsiliselt ära. No ja mul ongi füüsilist vaja. Ja. Et noh, ma ei saa istuda niimoodi, ma lihtsalt istun. Ma ei oska. No sa oled siuke tegutseja. Ja ma pean tegema kogu aeg midagi. See on ka siuke selles suhtes huvitav, et ma olen nii pikalt juba sulle rääkinud sellest, ma tahaks lihtsalt olla. Noh, nüüd oli see Pimesoole lõikus nädal aega, ma arvan 2-3 päeva läks vist, kui ma juba hakkasin töö juures uurima, et äkki ma saaks tööle tagasi tulla. Mis asja sa teed? Räägid siin mitu kuud juba, et tahaks lihtsalt olla nüüd. Tahad, no pakuti siis küll natukene võta vastu siis on ju. Teises võtmes, et ega muidu endal aega leia, et operatsiooniga pandi kohe plõks paika, et noh, nüüd saad lihtsalt olla kohe. No võt, see ongi see uskumus on ju, et ega ma ei saa endale ennem aega võtta lihtsalt molutamiseks, kui mind ei panda kuskile pikali, eks ju. Jah, just. Et ainult siis, kui ma olen haige, siis ma saan puhata. Kas sa ka puhkad siis, kui sa haige oled või siis sul on ka vaja teha midagi? Muidugi on. Siis siin peab ikka korralikult pikali panema. Koer tahab ju välja saada ja lapsed tahavad ju süüa saada. Et ei, ma ikka, kui ma ikka täitsa haige olen, siis ma ikka olen. Et selles mõttes, et siis ma ei tea, aga üldiselt küll. Et nagu ei on ikka päevi. Kui ma Lohja nädalavahetustel olen, võib-olla siis on ehk rohkem seda, et ma küll lähen hommikul välja ja ma terve päev toimetan seal õues ja teen midagi ja siis õhtul ma lihtsalt olen. Vaatan telekat ja lihtsalt olen. No ja seal Lohjalas on kindlasti ka ju suvine hooaeg on nagu tegusam vist kui talvel, eks. Praegu on jah hästi palju nagu kõik. Sa plaanid sinna nüüd elama minna? Mingil hetkel kindlasti. Metsa. Nõiamõia. Jah. No selles mõttes mul on mets ümber ringi. Soomes on siuke koht olemas üldse või? Kus on mets ümber ringi? Jaa. Mul on kogu aeg mulje, et siukest kohta mulle võimalik leida. Et Soomes on nagu ikkagi maja kõrval. See on võib-olla siin linna pääkaupungis jõuda või ütleme siis, no eks on ikka väljaspool on ka, aga ma elasin ju 2 aastat elasin Pirgamaal, pea 300 kilomeetrit siit. Et siis mul oli ka niimoodi, et ma ei olnud täitsa keskuses, me olime keskusest natuke väljas, oli küll nagu ring, noh nagu Muugal ongi siseringi sees on need majad, aga mul oli hoov oli, aga maja taga oli mets. Et meil oli paar maja oli niimoodi kõrval, aga mitte midagi, et noh tonti oli ka suur, et siin linnas sa nii suur tonti ei saa, et siin on 600 ja mis nad on. Aga Lohjal on meil jah, ma täitsa ühel pool on mets ja teisel pool on mets ja vastas on mets ja et seal on kõike, metsloomi ja kõike. No metsloomi on meilgi siin paaristus, ma just eilegi nägin jänest ja meil käib rebane ja kits käis eelmine kevad. Aga mul ei olnud Silves üks päev üle tee, enne kui ma linna hakkasin sõitma ja siis ma hakkasin sõitma, siis ta jalutas, aga ta vaatas mind sükse näoga, et mul on aega küll. Harjunud inimestega. Loivas nii öelda siis üle tee, et ma polnud veel näinud, aga ta oli meie majast kuskil äkki 5 kilomeetri kaugusel. Et aga ma tean, et pidi käima. Jänes pani eile üle hoovi, nii et koer ei saanud arugi, et see jänes oli. Nii kiiresti. Ta tuli sealt alt metsast ja siis aga koer oli just teistpidi ja siis ma ütlesin Snoopile, et jänes. Ta ainult vaatas, kus ütlesin, et sa ei jõudnud reageerida, kes pani üle hoovi niimoodi. Aga kitsed käivad ja kõik, et ikka kõik on. No võt, Atsil on ka seal kitsed ja. Jah. Aga tema elab siin, eks ju, kuskil lähedal. Helsingi lähedal. Kirkonummi. No see on ka ikkagi, ta on juba väljaspool natukene, et Kirkonummist on ka, et. Aga seal me oleme nagu Karjalohja pool rohkem, et seal ongi, ta on enne olnud siis nii-öelda suvilate see piirkond. Aga see meie tee, mis sealt läheb meie majalt, et seal on maju, mingi 50 meetrit on vahet või mingi siuke, aga ja püsivalt, ma ei tea palju neid seal elab, 10 äkki või?
Siis ei ole palju. Aga noh, mul niimoodi ei ole, et mul on kõrval täpselt naaber, et seal on ikka mets. No siin Helsingi piirkonnas ehitatakse niimoodi, et sa astud uksest välja ja siis 3 meetrit on võib-olla vahet. No seda ma just nagu mõtlengi, et kui me kunagi käisime vaatamas, et ostaks endale elamises. No ei, no siis ei ole vahet, kas sa elad korteris või elad sa nagu mingis ridaelamus või mingis paritalus, kus on nagu niimoodi, et sa vaatad teisele nagu aknast sisse lehvitud niiviisi. No nad ehitasid ju Martin Laaksos oli kunagi all ka marketi juures, kui hakata siis sinna liigundaplatsile või sinna Urheilu platsi poole minna, et seal oli lilleputka ju siis, kui mina kolisin siia või mina korterisse 2011. Tänaseks on seal korrusmaja. Et vastasmaja naaber vaatab sisse, et mida sa teed, et pesed hambaid või pese, eks ju. Et jah, et see on nagu, ega nad ehitavadki. Ja kui no meie korterijuhist, meil on nagu siis oma maa, et see ei ole nagu, et sinna ei saa ja meil on maja ees on nagu parkla või noh, maja taha ta jääb, et sinna nad ei saa ehitada. Õnneks. Ja teisele poole ka ei saa ehitada, sealt jookseb alt tee läbi ja on juba teine hoov, nii et sinna ka ei tule, et noh, selles mõttes on nagu hea. Et aga nad lõhuvad ära ja vanad majad ja ehitavad ju mitu tükki sinna asemele, et see on Eestiski nii samamoodi vist. Aga väga tore, et sa tulid, julge oled, väga paljusid peab nagu väga nagu kaua seebitama ja mõni tulegi. Et sa oled ikka julge. No ma haarasin Härjal Sarvist, sest ma olin vaata käinud sinu juures ja siis ega see ju mööda külge maha ei jaksa, ma võin ju suga pärast ka veel jutustada, vahet ei ole selles mõttes, et okei on ju, mina sain kasu ja sina saad kasu, sest et noh, inimestel ikka, et hästi paljud inimesed elavad tegelikult teadmatuses. Et keegi ei tea ja keegi ei oska võib-olla niimoodi. Sa mõtled nagu selles teadmatuses, et keegi ei tea, et me siin tegutseme? Üldse nagu, et noh, hingamist ja kõike seda. Et kõiki neid meetodeid ei teata, eks ju. Mõni teab, et mõni ei tea, Eks see info levibki niimoodi, suust suhu on kõige parem, eks ju. Ja ikkagi peab ära proovima. Ja proovima peab. Et sa ennem nagu ei saa mingisugust arvamust endale luua, kui sa ei ole proovinud asja, eks ju. Mina tahan ära proovida rühma oma. Sest vaata, noh, individuaalne on hoopis midagi muud kui see, et no grupidünaamika on natuke teine. Et okei, ma grupiga, noh, ma töötan, et sul on nagu töökaased, kõik see on, aga tule ja hinga teistega koos, et see on nagu natukene veel siuke kahtlane. Mis seal kahtlust on? Ma ei tea. Aga või väga kahtlane on. Ja ise veel ütlesid, et sa käid teistega koos laulmas ja need ei julge hingama tulla. Ei, asi ei ole minu julguses, vaid pigem on nagu see, et millise kogemuse ma sealt saan. Sa mõtled nagu neid teiste hääli ja energiaid? Jaa, et pigem on nagu see, et see minu laulmine küll, et ma käin küll laulmas, aga... Kuule, aga räägi oma laulmisest. Kus see kuulata saab? Täna praegu mitte kuskil. Millal? No aga mikrofon on sul nii, võid ju kohe lahti lasta. Ei. Sa käid eestlaste või soomlastega? Ma käisin Helsingi Eesti naiskooris, olin Soomes. Eesti muusikastuudio on, kus on Annika ja Silverlumi teevad lastele tegelikult muusikaringe. Minu mõlemad lapsed on seal käinud, tütar käis mul ka laulmas mingi hetk. Poiss lõpetas muusika, siis selle ringi, kui ta väiksem oli, et tänaseks nad ei käi kumbki seal. Ja Silver kutsus mind laulma. Et ma mitu aastat mõtlesin, aga no siis ma läksin. Ja siis, kui ma ära kolisin, et siis ma lõpetasin ära, et vahemaa oli nagu see. Ja praegu mind kutsuti tagasi. Nüüd, kui ma Mardi Laadalgi käisin, ma nägin kõiki kooriõdesid ja tule tagasi, et vaja on tegelikult. Ma ütlesin, kui ma oma elu korda saan, küll ma siis tulen. Et see on see, et ma tegelen ise endaga vaimselt. Et ma ei ole nagu vaimselt valmis veel selleks. Ma küll laulan kodus ja kogu aeg, eks ju, et ja ma kuulan muusikat, aga et ma õpin ei ütlema. Sest sellest, et mitte ennast üle koormata, sest ma olen ka läbi põlenud.
Et täna ma liigun paremas suunas. Mul on see etapp nagu läbitud, et aga mitte et tagasi langeda sinna auku, kus ma olin. Et siis pigem on see, et ma ei võta endale ühtegi lisakohustust praegu. Aga sa oled muidu õppinud laulmist ennem ka lapsena? Ma Eestis lapsena ka laulsin ja ma käisin Ellerheina Mudilaskooriski ja ma olen ühe korra oma elus ka laulupeol käinud, väiksena siis. Et aga siis oli ikkagi üle 20 aasta vist oli ikkagi vahet, kui ma Helsingis uuesti nagu läksin. Et eelmine aasta ma käisin küll Vabarahva laulul, et iga aasta on 20. augustil on Vabarahva laul, Ülo Kannistu korraldab seda, et siis Helsingi naiskoori käivad, terve koor ei käi, vaid üksikud käivad seal, et siis ma olen ka käinud ikkagi. Oled sa soololaulu ka teinud? Ei. See tuli küll Mis mitte? Ma ei tea. Äkki saate teie siin, sina mängid pilli, tema laulab? Mine tea. Tema hakkas meil klaverit õppima. Mitu aastat? 1,5 aastat. Täitsa nullist. Kes sul õpetab klaverit? Ma käin Ogeli seal, mis ta on, Helsingi muusika mingi kool. Ogeli keskuses. Helsingis on küll, jah. No, nendel on nad vist seal selles campis on koht, kus nad seda klaverit õpetavad ja siis on selles Oulunkülas Ogeli keskuses. Nüüd mõtlengi, et peaks jätkama. Mul on see paus tuli sisse. Et mine tea, kõik võib olla. Ma saaks ka klaverit osata. No võt, küsi kontakti. Tundub, et hea õpetaja on, sest ta ostis üsna kiiresti endale süntesaatori. Mul on olemas see. No võt siis. Mul on isegi... Lootekoos ansambli. Mul on isegi see... Uued sõnajalad. Klaveri see õpik on vist olemas isegi kodus, et selles mõttes. Mul on ju näpud, on ju klaverimängija näpud. Sul on väga pikad näpud, jah? Et sellega on... Et muusika tegelikult läbi minu elu olnud ja see on vist isegi suurem asi, mis mulle nagu rahu annab, et ma ei oska vaikuses ka töötada. Valetan, nüüd kodus olen isegi töötanud. Jaa, mingi muutus on toimunud, aga ei, mul ikka juba üle tunni aja siis hakkab juba jamaks kiskuma. Et siis ma ikkagi panen kas kõlari või siis kõrvaklõppi, et ikkagi ma pean kuulma. Mul peab olema seda. Mingi tausta muusika. Ja tööjuures mul väike raadio. Lähen kohe tuppa hommikul, issa meeline vaikus. Ei saa olla vaikust. Kõrvad hakkavad kumisema nii vaikne. Ei. Aga kes teab äkki, kuhu elu viib? Jah. Äkki ühel hetkel sa laulad meil siin. Võimalik. No näed, ütled ei. et never say never. Just. Aga praegu ma ei laula. Selge. Aga ma arvan, et äkki siis täna lõpetame. Aitäh sulle, et sa tulid. Ja aitäh, et kutsusid. Ja kindlasti kutsuksin veel, kui sa tuled mingisuguseid uusi asju kogema. Katsejänes. Sa oled meil katsejänes. Sellepärast, et inimesed ei taha tulla, nad ei julge tulla kaamera ette. Just see. Ja siis on hea, kui keegi on väga julge ja julgeb ka proovida erinevaid asju ja siis rääkida nendest. Ma võin proovida. Ühesõnaga katsejänes. et katsejänes ei üldse halb olla. Ei ole. Seal on omad edud. On. Sa saad ise kasu ja saad teistele jagada, et ei selles mõttes, et minul ei ole nagu sellist, et... See on ka nagu mingi koostöövorm. Ja, et kui ma tunnen, et ma ei taha, siis ma ei taha. Aga ei, et võin tulla küll. Väga äge. Mitte loomsaid katseid paluks teha. Seda me ei tee. Lubame. Aga aitäh vaatamast ja kohtumiseni siis järgmisel korral. Tšau. Tšau.